Mängime mängu. Pakkuge, kui vanaks ma sain. See on heart attack waiting to happen. Ma pean need kõik siit nüüd ära ka puristama. Kurat, ma oleks pidanud šampust ostma selleks introks. Oota. Assaraksa! Älga hakake paukuma, see on alkovaba. Mikker on siiski minu näo ees, sest et ma ei viitsi seda sokki pähe panna ja ma ei taha enda nägu väga näidata, aitäh. Tervis kõigile! Kui te aru ei saanud video pealkirjast ja sellest introst, siis minul on täna sünnipäev. Mina sündisin täna, nuputage ise kui mitu aastat tagasi. Aga selle sünnipäeva puhul ma tahan teha sellise natuke võib-olla erilisema video. Nimelt, ma olen mitu kuud juba planeerinud seda, aga ma tahtsin selle jätta nagu natuke erilisemaks päevaks. Täna me loeme mu kommentaare. Enamused nendest kommentaaridest on siis kas Carlos Kolgi videol või Lil Dilli videol, sest et need on kõige vaadatumad videod mul. YouTube stuudios on selline mõnus tab lahti, mis on lihtsalt nagu kommentaaride jaoks. Teeme aga selle lahti ja loeme kõige absurdsamaid ja naljakamaid kommentaare, mis ma sealt leian. Esimene asi, mis kohe mingi 2 päeva tagasi alles on tehtud, on järgmine kord peab rahusteid sööma, enne kui mõnest Eesti räpparist video teed. Ma tunnen läbi ekraani su kõrget vererõhku. See on nii tõsi, ma lihtsalt lähen närvi halva muusika peale. Baby Loust on mu super ja ta ei tolereeri heit. Selles videos ma ei rääkinud Baby Loustast, kui sa tähele panid. Loustast, ma ei tea. Ütle eri. Ma ei suuda öelda eri. Isegi kui ma enda nime ütlen, siis ma ei suuda nagu, ma ei ole kunagi suutnud eri hääldada. Lasteaias ma käisin logopeedi juures ja kas te teate seda pulka, vaata, millel on selline väike nagu pallikine otsas ja siis lõpus on mingi väike putukas või midagi. Seda topiti mulle keele alla korduvalt, et ma hääldaks eri õieti ja see ei tule mul ikka siiamaani välja. Keegi kommenteeris, et nii pask video. Ja siis ma küsisin, miks, selgita, et mida ma saaks paremini teha. Relvadeks, aga sinu häiritud pilk on masendusrikas. Pedaal. Ma ei tea esiteks, mis pedaal peaks tähendama, aga häiritud pilk on sellepärast, et ma loen skriptist maha ja ma loen skripti arvutist. Hetkel ma vaatan samasse kohta, kus ma vaatasin Carlos Kolgi video ajal, sest et kaamera taga on mul arvuti ja monitor. Ja siis ma ütlesin selle peale, et see on kõige sitem põhjendus, mis ma elu sees kuulnud olen. Ta ütles selle peale lihtsalt pede. Legit full wannabe DMX copy, ei vä. Mis mõttes on nagu iga inimene, kes teeb kommentarit või nagu tegeleb mingi kaameralis istumisega on järsku kellegi teise koopia. Ma võin sama hästi olla kuradi, ma ei tea, Andrei Sevakini koopia või, ma ei tea, Funky Frogbaiti koopia. See, et ma teen samasuguse žanraga videoid, mida teised ei tähenda, ma olen nende koopia. Kui sa ei ole tähele pannud, siis mul on väga erkisiksus. No nii, selle peale ma irvasin mõnusasti. Saad aru mees, kui sa oleksid Carlos tol ajal vaadanud, sulgudes, kui sa veel issi pallides olid, oleksid sa saanud nii palju head infot veel siia videosse panna. Hetkel panid ainult infot videosse, mida netist üles leiad, mis tähendab, et oled väga vale inimene selle video tegemiseks ja hiljem kommenteeris uuesti, sest et ei olnud piisavalt. Mida vittu sa tatt polnud sündinudki, kui Carlos YouTube'iga tegeles? Ma isegi ütlesin selles videos, et Carlos oli minu jaoks inspiratsioon, siis kui ta tegi nagu peamised videod mingi 17, 18, ühesõnaga kuskil tolles kandis on ja. Mis asja sa ajad? Get your facts straight. Tööllei alkoholi vaba vahuvein. Mees, get some meats on your body, no hate. See on isegi paremaks läinud. Okei, see on väga ei ole sittagi. Mul on üks kindel põhjus, miks ma nii peenike olen. Ma seda põhjust internetis ei avalda, aga selleks on põhjus ja ma hetkel väga ei saa sinna midagi teha. Kui vana sa oled? Järgmine kommentaar on Andrew Tate'i videole, et ta teaks. Räige kloun oled ju, teadmised visuali puuduvad. Ta ütleb obviously suurem osa asjadest sarkasmiga, kuid sul taju puudub. Liiga noore oled sellisteks asjadeks veel. Ja need self-improvement videod on ka sinusuguste pool tehtud. On funny as fuck. Nii, ja kui me võtame sinu kanali lahti, keda me näeme? See inimene on umbes 2 korda kirjutanud väga sarnast asja. Esiteks, kas sa oled mees või naine? Aru ei saa. Teiseks, need muusikavideod on räige bängarid. 3. pede oled. 4. haigelt pede oled. Ja 5. haised.
ma ütleks, et mu hügieen on täitsa hea. Mulle meeldib, kuidas ta pidi mind 2 korda pedeks sõimama, et ta selle viha endast välja saaks, vaata. Ma kommentisin sellele, et see läheb videosse üks päev. Palju õnne saad mu videos. See kommentaar on 7-aastane on rassist video all. Minge vaadake seda, kui ei ole näinud, aga ma ei tea, kas inimene räägib sellest lapsest seal või ta räägib minust. Aga ta kirjutas, miks sa teed YouTube'i videosi, kui sa ei oska rääkida? Järgmine on jälle Lil Dilli video. Türa, mida sa mähid? Ma arvan, kui sa muusikat hakkad tegema, siis need 2 suubi on su ema ja isa oma. Mis mõttes 2 suubi on su ema ja isa oma? Kes need ülejäänud 491 siis on? Okei, ülejäänud kommentaar on nagu suht jah, aga fuck transid. You are transgender. Mees, ma olen näinud sind. Ma reaalselt nii kardan, et keegi kuskil nagu avalikus kohas näeb mind ja siis mingi teeb must pilte või midagi sellist. Kui te näete mind kuskil ja tunnete ära mind, siis pigem tulge mu juurde ja ma ei tea, küsige midagi, ma ei tea, natuke imelik on, kui keegi nagu kuskil kaugel mingi vaatab. Tema teab sind, aga sina ei tea teda. Also, juhuslikult, kui ma Coopis töötasin, siis üks päev ma andsin 2 poisile autogrammi nende kätte peale siia Coopi nende pastakatega, mis seal väljas müügiks on. Ta sai 18 vahepeal ja alles hiljuti tuli häälemurre Lil Dilli videol. Muideks, Lil Dill vaatas minu videoid enda ühes laivis. Kõik kipuvad arvama, et mulle Lil Dilli vastu midagi. Mul ei ole. Ma ütlen korduvalt ja korduvalt seda, nagu kõik, keda ma enda videotes mainin. Mul ei ole nende vastu mitte midagi. See on lihtsalt video tehtud meelelahutuseks ja enda arvamuse avaldamiseks. Kui mulle Lil Dilli laulud ei meeldi, ei tähenda, et ta ei või mulle inimesena meeldida. Ma ei tea. Sellest laivis ta tegelikult tundus täitsa nagu, ma ei tea, normaalne tüüp. Okei, mul väga otseselt midagi muud hetkel lugeda ei ole. Midagi huvitavad vähemalt. Aga jah, ma lähen tähistan enda sünnipäeva üksi edasi enda Törli alkoholivaba vahuveiniga. Aitäh teile kõigile, et te vaatasite. Ma panen kaamera kinni enne, kui ma mingi ülisuure rühitsuse sellest maha panen.